Ta ei edvista, ei armasta glamuuri ja meiki ning ei teeni ka Eesti mõistes suurt raha. Folkmuusika elab Eestis oma järjekordset populaarsuse tõusu. Milline on selle muusika fännide elustiil? Kord aga siis külmad ja mered nähtud. Ma ööl õhtul põue pistan käe ja sinna jäänud vaid üks ainus pilet. Siis tulen armas, siis ma kallis jään. Ansambel Sadamasild on üks neist mõtliku muusika viljelejatest, mida rahvas armastab ja nõuab. Muusiku elu ei ole aga alati meelakkumine. Tihtipeale tehakse bändi nii-öelda hobi korras ja raha teenitakse hoopis mujalt. Marek Sadam väidab aga risti vastupidist. Ja, sest ma elan ju ainult muusikast. Võib-olla ma ei ole ka nii palju nõudlik inimene, nagu võib-olla tänapäeval kombeks on. Kui me räägime muusikast kui tööst, mis ta ju tegelikult on, et ma ei ole kunagi nagu muud teinud, eks ju. Et eks ma nagu selline üks harimatu rändur olen. Veel ei lähe tuppa, tunnen rõõmusust, päiksest lumest talvepäevast lõputust. Väike hirm on hinges mitte külmast just, et ei viiks meid kevadlumest armastust. Kui ansamblitel on kontserttuurid käimas, siis kolistatakse enamuse ajast ratastel. Ja kui esmapilgul võib see väsitav tunduda, jätkub neidki, kes seda naudivad. Seega selline ringi kondamine ongi üks osa muusikute elustiilist ja ilmavaatest. Seda nauditakse ja sellega ka lepitakse. Et muidu ma siis tavapäevadel käin koolis, ülikoolis. Aga kontserdipäev on hommikul, ütleme tavaliselt liigume kuskil lõunast, saame kokku, paneme asjad bussi peale, sõidame koha peale, teeme proovi, sööme ja hakkabki pihta. Liiga palju nii-öelda passimist nagu ei ole. On see kihvt elu? Mulle väga meeldib. Selles mõttes, et see on hea vaheldus, nagu minu jaoks üsna uudne asi, et siiani ma olen väga rahul. See logistika võib-olla on vahel võib-olla mitte mõistlik, aga täna me oleme Tartus, homme Kuressaares, me läheme läbi Tallinna. Aga samas korrakski näen oma naist ja lapsi, nii et see on jälle seda väärt. Sõstra põõsaste vahel leian sind võilile peos. Väikses aega meil kahel teeme siis väikese peo. Laias laastus saab seda mõtlikku muusikat nimetada folkmuusikaks. Folgi alaliigid nagu autorilaul, pärimusmuusika ja folkpop on kaasa haaranud teiste hulgas ka Kõrsikud, Jääääre, Curly Stringsi, Sandra Sillamaa, Mari Kalkuni ja ka Marek Sadama. Mingis mõttes me anname nagu etenduse, kuigi selle puudul igas on seoses teatrikunstiga, aga mingis mõttes meil on nagu, ma arvan, see nagu rännu muusika ja see on suurelt just nagu läbi sõprade tekkinud on see Sadamsild ka. Need on hetked, mille nimeks ilus elu. Kuigi Marek rõhutab, et tema ei tee folki, vaid hoopis rännaku laule, on see aga tegelikult kõige puhtam folgi aru, mil nimeks autorilaul. Aga hüva, autor võib ennast alati nimetada ka rännaku laulikuks. Peaasi, et laulud rahvale korda lähevad. Meie lugu uurib aga pigem sellise muusika mängijate elustiili ja ilmavaadet. Kas üks folkmuusik peab enda majandamiseks püsti panema firma või piisab, kui registreeritakse end füüsilisest isikust ettevõtjana? Mul kunagi jäi kõrvu, kui Andrus Vaariku käest küsiti sama asja ja tema ütles, et ta on vaimsest isikust ettevõtja. Ma jääksin selle juurde. Kui õõnestune hiilis äkki kõhtusin, tuleb jälle tulla jahtima. Öökull veel magas kägu, aga kukkus, kui kandadele andsin hullu tuld. Lisaks rändamisele tuleb aga muusikutel pidevalt võidelda ka kuulajate südamete nimel. Kirjutada tuleb uusi laule ja panna kokku võimalikult äge punt. Viimastel aastatel paistabki hästi töötavat just selline mõtlik ja vestlev stiil. Seda saab mängida väiksemates koosseisudes, selle kuulajad on enamasti ka küpsemas eas inimesed, kes ööklubides käia ei soovi. Neile passib kaasa mõtlemine, mitte nii nimetatud näppu viskamine. Praeguse Eesti folkpopi või siis rännaku muusika teerajajaks oli ansambel Jäääär. Kui lumevärv mu silmades on kustunud, kui taevast keeleb. Autorilaulu Snitti on mõtlikule folgile kõige menukamalt lisanud Jaan Tätte. Silmades õnnelik algus, silmad täis mälestust möödunud ööst ja hommiku värvilist valgust.
ärkasin naeratus näol. Tänaseks on aga folkpopi kõige menukamaks esinejaks tõusnud Kõrsikud. Seisan ja ootan viimases jaamas, algab kõik uus või on ümber saamas. Kas need näited on võrreldes Sadamasilla muusikaga täiesti teine maailm? Täiesti teine maailm minust mitte. Tätte kontserdil on ka ju tekstil väga suur roll. Nii et kui me jõuame kunagi sellise auditooriumini välja, see oleks ju väga, väga uhke. Ma arvan, et seda sorti muusikute puhul, ma ei tea, kus teised seda näevad, aga ma arvan, et ei võeta seda, et sa oled teist nagu konkurenti. Ja Kõrsikud ja Jaan Tätte on ikkagi minu jaoks Sadamsillega võrreldes täiesti teine teema. Meil oleks vaja nüüd mehed, kes te seal õlut lasete. Mehed, teie käsi on ka vaja. Noormees, kes te seletate seal? Üks lahutamatu osa Marek Sadama kontserditel on rahva kaasa haaramine, olgu siis suure või väikese koosseisuga saalis või vabas õhus. Proovi nüüd läbi. Valmis, naeratus, leevi. Vahel ma olen mures olnud, et kas Sadam ei lähe liiale võib-olla selle publiku loksutamisega, aga ta on ütelnud ka mulle, ära muretse, see on minu töö, ma tean täpselt, mis ma teen. Ja siis vahel on ka alguse poole eriti, ma lihtsalt mängisin, panin silmad kinni ja mõtlesin, mis nüüd saab. Ma julgen nagu vaadata ka, sest et see väljakutse oli rahvale päris võib-olla ehmatav, siis vaatasin äkki, et kõik teevadki täpselt nii, nagu ta palus. Ja kui on seal rahvas kõik koos ja käest kinni näost õnnelikud, siis ma arvan, et see vist ei ole teeseldud, see on nagu päris. Kõik naised plaksutavad. Ja mehed, nii nagu torust tuleb, proovime. Mu unedessa, mu mõtetessa kirgikumalt, mu päevadessa julgemalt. Mu Eesti naine, oled igas. Marek Sadama publikuks on enamasti olnud alati naised. Kas seetõttu võeti ansamblisse laulma kaunis Anett Pero, et ka mehi ligi meelitada? Seda mõtet isegi ei olnud, kuigi nüüd kui ma mõtlen, et Anett on, siis see on kahtlemata tugev argument. Ja kindlasti see on ka nagu ansambli seisukohalt nagu tore, kui keegi näeb asju nagu teise nurga alt, naiseniku nurga alt. Tegelikult ma näen ka meie käitumises selliseid positiivseid jooni, et kui Anett on seltskonnas, siis võib-olla sellist roppu huumorit ei tehta? Noh, võib-olla on seda siis vähem. Ma otsin oma tähte ühest kaugest taevast ja seda ausalt liigse ilutan. Ma otsin oma tähte ühest kaugest taevast, sest su planeedil käib nüüd elu minuta. Ansambel Sadamasild sõidab praegu üle Eesti, andes kontserte mitmetes väikestes saalides. Ees on veel ootamas laulmised Türil, Moostes, Põltsamaal ja Rakveres. Ja vähemasti lavaloolijatel lusti jagub. Mareki põhine probleem on see, et ta ei suuda sõnu meelde ette ja siis mõndadel üksikutel lauludel ja siis mina pean talle neid nii-öelda ette ütlema, et sellega on ikka natuke meil omavahel nalja saanud, aga ma arvan, et tänase publik tihtipeale võib-olla ei saagi aru või nad arvavad, et nii peabki minema, et selles mõttes me oleme kavalalt, oskame ära püüta selle. Linna anna rohkem rahu. Kuulama tulnud inimesed ütlevad aga peale kontserti kui ühest suust, et oleksid just kui viibinud mingisugusel teraapial. Ja kindlasti, et kisub ikkagi tavarutiinist välja see kontsert ja paneb võib-olla sellistele asjadele mõtlema, mille peale iga päev ei mõtleks. No hästi selline vabastav, niisugune kerge tunne on ja tõesti teraapia. Anna meile oma aega, anna teada armastust, sest kusagil seal teispool pilvi on Eesti lootus ja Eesti usk.